Mina seisan kui müür teie ja vastuvõtu vahel. Ja meil siin ei ole demokraatiat, nagu paljud teavad. Siin on puhas bütsantslik kord ja akadeemiale jääb ikka viimane sõna. Meil oli siin juttu sellest, et mõnes keeles on 1 miljon terminit ja meil on siin palju vähem. Terminite arv ei ole keelerikkuse õige mõõt. Õige mõõt on nende sõnade arv, mis puudutavad igaühte. Ja siin on eesti keel rikas ja inglise keel armetult vaene. Täna oli palju juttu, kus on kasvatuse ja kus on hariduse uue eestikeelse sõnaga skoop. Kes viitsib võtta ette eesti-inglise sõnaraamatu, see näeb, et sõna kasvatus inimese jaoks ei ole inglise keeles olemas. Kasvatus võib olla lillekasvatus, lambakasvatus, viljakasvatus, mis iganes. Kasvatuse jaoks on inglise keeles õieti ainult 2 sõna. Üks on upbringing, mis tähendab mingil moel suureks saamist, mis tahes moel, haridusega seondumatult. Ja hea kasvatusega inimese märkimiseks on sõna well-bred, mille esimene tähendus on hästi toidetud. Kordan, eesti keel on rikas selles osas, millest sõltub meie kui rahvuse tulevik ja inglise keel on selles osas armetult vaene. Me ei peaks jääma kinni inglise keele juurde. Ülle Madise näidetest tuli muuhulgas välja üks paragrahv 58. Vanem põlvkond mäletab, mis oli paragrahv 58, lõige 10 tähendus kriminaalkoodeksis 70 aastat tagasi. Selle alusel sai igaühe kinni panna. Ülle Madise ütles meile millegi rohkemat. See mõtteviis on endiselt kohal. Ja kui me sellest üle ei saa, ei ole meil suurt tulevikku ja sellest ülesaamiseks me peame oma keelesse väga tõsiselt suhtuma. Paljud mäletavad ühte head ütlust, mida on palju kordi kasutatud, miks on oma keel nii oluline. Ja see ütlus on selline, et kui teil pole midagi öelda, siis Jumala eest ärge tehke seda võõrkeeles. Oma keeles ei saada vahest aru. No Mark Twain on ju ka öelnud, et ära iial vaidle lolliga, sest kõrvalvaatajad ei tee teie vahel ju vahet. Ülle Madise andis kriteeriumi, mille alusel saab vähemasti haritud, hästi kasvatatud kõrvalvaatajad ja selgeks teha, et sa ei ole loll. Aga tagasi sinna juurde, kust me alustasime ja sissejuhatavate mõtete juurde, et omakeelne tippteadus on kui ühe iidse konkurentsi eelise realiseerimine ja sellisena investeering kogu maailma tulevikku. Aga see on rohkemgi. Et me tegelikult ju ei tea, mida on õnneliku tuleviku jaoks tarvis. Meie tänased eelised, meie tänased oskused, meie parimad omadused tõenäoliselt peegeldavad konkurentsi eeliseid kauges minevikus. Me ei oska tulevikku õieti prognoosida, Niels Bohri sõnadest, et ennustamine on üldse väga raske, eriti tuleviku ennustamine. Aga on võrdlemisi selge, et keele rikkusega ja keelte rikkusega meie maailmas on umbes nii nagu elu rikkusega. Et kui üks nendest asjadest kaob, siis nõrgeneb inimkonna kui liigi püsimajäämise võimalused. Lapsed sünnivad ikka jälle, aga keeled ei sünni uuesti. Keeled arenevad tavast mingitest teistest. Nii et oma keele perfektne tundmine ja selle kasutamine ka maailmas kõige teravamasse tippu jõudmiseks on iga maa üks kõige olulisemaid konkurentsi eeliseid, ka majanduslikus mõttes. Aitäh teile tulemast vastuvõtule!